Kui keegi viskaks sind sinu mõnusast kodust otse Mount Everesti tippu, läheksid asjad sinu jaoks väga kiiresti allamäge. Kujuta ette, et istud oma lemmiktoolis, tegeled oma asjadega, kui äkki leiad end veeremas ja vajumas jäisesse lumme Everesti tipul, kus ellujäämine pole lihtsalt raske. See on peaaegu võimatu. Seal üleval võivad temperatuurid langeda luudeni külma -40 kraadini Fahrenheiti järgi ja hõre õhk võib hetkega põhjustada kõrgushaigust. Su keha hakkaks välja lülituma. Sõrmed ja varbad võiksid külmuda nagu jäätised ning su aju läheks uduseks, kui hüpokse sisse lööb. Vaid mõne minutiga tunduks su mugav elu kauge mälestusena, mille on asendanud mäekarm reaalsus, millel pole mingit halastust. Aga see pole ainult Everesti tipp, mis võib su elu võtta. Nagu mõned tõeliselt traagilised lood kohe näitavad, algavad ohud juba mäejalamil. Tänane osa räägib surmavatest laviinidest, surmavatest kukkumistest ja meeleheitlikest ellujäämisvõitlustest, kui vaatame kõiki viise, kuidas Everest võib sind tappa. Nagu alati, soovitame vaatajatel kaaluda, kas see sisu neile sobib. Kui sa oled nagu mina, siis õues olemine on minu jaoks koht, kus tunnen end kõige paremini, isegi kui sa ei leia mind kunagi Everesti tippu vallutamast. Aga mõnikord ei piisa mulle looduses olemisest, et stressiga toime tulla. Elu on raske ja mõnikord vajame me kõik kedagi, kellega rääkida. Turvaline koht, kus saame jagada oma mõtteid, tundeid ja muresid ilma hirmuta, et meid hinnatakse. Just siin tulebki mängu teraapia. See on võimas vahend isiklikuks kasvuks, probleemide lahendamiseks ja emotsionaalseks heaoluks. Kui oled kunagi tundnud stressi, ülekoormatust või ummikusse sattumist, võib teraapia aidata sul näha asju uue nurga alt ja õpetada tehnikaid, kuidas oma emotsioone paremini juhtida. Seda video toetab BetterHelp, platvorm, mille missiooniks on muuta teraapia lihtsamaks ja kättesaadavamaks. BetterHelpi abil viiakse sind kokku litsentseeritud terapeudiga juba 48 tunni jooksul. Saad valida videokõne, telefonikõne või reaalajas vestluse vahel ning sul on võimalus oma terapeudile igal ajal sõnumeid saata. Lisaks, kui sa ei leia oma esimese terapeudiga head kontakti, on teise terapeudi juurde vahetamine lihtne. Tuhandete kättesaadavate terapeutide ja Trustpiloti 4,5 tärnise hinnanguga on BetterHelp teenus, mida võid usaldada. Kui sul on raske ja arvad, et teraapiaseansist võiks abi olla, klõpsa kirjelduse all olevale lingile või külasta lehte betterhelp.com/extreme ning saad oma esimeselt teraapiakuult 10% soodustust. Tagasi Everesti juurde. Meletu teekond maailma tippu algab närve proovile paneva lennuga Katmandust Lukla külla, mis asub 9383 jala kõrgusel merepinnast. Seakarm ja väike eelpost on Everesti värav, kust igal aastal alustab umbes 40 000 matkalist teekonda baaslaagrisse. See on 12-päevane matk, mis nõuab visadust ja vastupidavust, kui ronijad liiguvad mööda järske radu, hingavad hõredat õhku ja taluvad külmi öid, jõudes baaslaagrisse 8. päevaks ning alustades tagasiteed 9. päeval. Ma tegin selle matka 2024 aasta märtsis, ega teadnud, et see kurnav seiklus nõuab igal aastal umbes 3-5 elu. Mõned allikad väidavad, et see number võib olla isegi suurem, kuni 15. Kuigi see on vaid 0,03% kõigist 40 000 inimesest, ei oma numbrit tähtsust. Elud omavad tähtsust. Pea meeles, me pole veel isegi Everesti otsaronimist alustanud. Me oleme ikka veel mäejalamil. 2015 aasta oli üks surmavamaid aastaid Everesti baaslaagris. Pärast traagilist 2014 aasta hooaega, kui serak varises ja viis endaga 16 mägironija elu, kellest enamik olid kohalikud giidid. Kõik arvasid, et 2015 aastast saab tagasituleku aasta, et lunastada eelmise hooaja purunenud lootused. Seega oli mägironijate kogukonnas entusiasm haripunktis ja ronijad olid otsustanud Everesti tagasi vallutada, hoolimata riskidest. 25. aprillil oli baaslaager täis peaaegu 1000 ronijat. Mõned harjusid kõrgusega oma suureks tippukatseks, samal ajal kui teised olid seal vaid päevaks või paariks enne tagasiminekut. Selle rahva hulga seas oli 400 ronijat Nepaali väljastpoolt, nende hulgas 2 briti matkajad, Alex Schneider ja Sam Shepard, kes olid sama elevil kui kõik teisedki.
Aga just siis, kui tundus, et hooaeg on valmis pakkuma suurt seiklust, raputas Nepaali ja naaberriike võimas 7,8 magnituudine maavärin. Kuigi epitsenter oli Everestist 140 miili kaugusel, põhjustas see mäel hulga lumelaviine, mis paiskusid baaslaagrile peale. Alex, Sam ja ülejäänud nende grupist olid oma telkides, kui maa hakkas ootamatult hullumeelselt värisema. Enne kui nad jõudsid olukorda mõista, karjus nende giid täiest kõrist, et nad välja tuleksid ja haaraksid oma jääkirved. Nad komberdasid välja vaevu jalgu alla saades ja neid tabas vaatepilt otse õudusunenäost. Kui maa nende jalge all veel värises, vaatasid nad üles ja nägid tohutut lumeseina otse nende poole tormamas. Paanika lõi välja, kui nad meeleheitlikult varju otsima jooksid. Aga enne kui nad jõudsid liikuda, paiskas tuuleiil nad maha ja hajutas kogu grupi laiali. Kuidagi õnnestus duol püsti tõusta ja roomata telkide taha, kaevates oma kirved sügavale lumme, et end kinnitada. Õnn pidi tol päeval nende poolel olema, sest mõlemad jäid surmavast laviinist ellu. Kuid teiste jaoks see nii ei olnud. Peaaegu 22 inimest langes kaose ohvriks, kas saades surma laviini all või mattudes lume alla, samal ajal kui veel 61 inimest said tõsiselt vigastada. Juhtum leidis aset baaslaagris piisavalt lähedal, et päästekopterid saaksid kiiresti kohale tulla ja mõned elud päästa enne, kui olukord veelgi hullemaks muutus. Kahjuks ei suudetud siiski kõiki päästa. See maavärin koos järelvärinatega nõudis kokku 8962 elu Nepaalis, Hiinas, Indias ja Bangladeshis. Aga kui sa arvad, et need laviinid ja ohtlikud ilmastikuolud on ainsad põhjused, miks mitte olla Everesti baaslaagris, siis eksid rängalt. Elu seal üleval pole sugugi normaalne, isegi kui ilm on hea. Hullumeelne kõrgus on sellest vaid üks osa. Sageli tähelepanuta jäetud probleem on hügieen. Aastate jooksul on Everestile pandud mitmeid pööraseid hüüdnimesid ja üks hullemaid neist on maailma kõrgeim prügimägi. Eksperdid usuvad, et mäel endal on umbes 50 tonni jäätmeid lihtsalt vedelemas. Ja kui sa arvad, et see on halb, siis Everesti baaslaagrist visatakse igal hooajal välja lausa 75 tonni prügi, millest 21,5 tonni on ainult inimjäätmed. Sellistes konti läbistavates külmades need jäätmed loomulikult ei lagune, nii et sa näed sõna otseses mõttes inimeste tahkeid jäätmeid laiali kivisel ja lumisel pinnal. Ja see on lisaks veel 63 400 galloonile uriinile, mille mägironijad otse baaslaagri lähedal liustikele valasid. Kuigi võimud on püüdnud karmide reeglitega mägironijate tegevust piirata, muudab iga aastaga kasvav külastajate arv olukorra ainult hullemaks. Kui sa segad need hügieeniprobleemid kõrgushaiguse ja äärmuslike temperatuuridega, saad tulemuseks keskkonna, kus ellujäämine on tõeliselt karm. Mägironijad peavad laagrites aklimatiseerudes sageli võitlema seedetrakti bakterite, iivelduse ja teiste ebameeldivate haigustega. Enamiku tavaliste mägironijate jaoks lõpeb seiklus Everesti juures tavaliselt baaslaagris. Ainult tõelised kogenud mägironijad julgevad edasi liikuda ja tippu vallutada. 40 000 külastajast, kes igal aastal mäe juurde kogunevad, proovid vaid umbes 800 minna baaslaagrist kaugemale ja jõuda maailma kõrgeimale tipule. Kuid erinevalt baaslaagrisse jõudmise 95%-lisest edukusest kukuvad tõenäosused tippu jõudmisel järsult. Tippu jõudmise tõenäosus on vaid umbes 57% ning vähemalt 1% alpinistidest ei jõua tagasi. On hull mõelda, et kuigi viimasel ajal on rohkem inimesi edukalt Everesti tippu jõudnud, on surmade määr püsinud 1% juures alates esimesest tõusust 1953 aastal. Mis siis juhtub, kui oled üks neist vähestest julgetest, kes otsustab proovida? Millisteks ohtudeks peaksid valmis olema? Esimene surmav tsoon, millega kokku puutud, on Khumbu jäämurd. See piirkond on kurikuulus oma liikuvate jäämurdude, tohutute lõhede ja ebastabiilsete jääblokkide poolest. See on põhimõtteliselt mitu laviini, mis võivad igal hetkel vallanduda. Umbes 18 000 jala kõrgusel otse baaslaagri kohal pead sa lootma redelitele ja köitele, et läbida seda ohtlikku maastikku. Aga ettearvamatu pinnase ja teravate jäävormide tõttu võivad need redelid libiseda ja köied katki minna. See võib viia surmavate kukkumisteni.
ja kui sa Everestil kukud, siis sa ilmselt juba tead tagajärgi. See osutuski väga andeka Vene mägironija Aleksei Bolotovi saatuses maikuus 2013. Tema lugu hõlmab vankumatut ambitsiooni, saavutuste kõrghetki ja lõpuks hoolimatu seikluse ränka hinda. Aleksei Bolotov, sündinud 20. jaanuaril 1963, ei roninud lihtsalt mägedes. Ta määratles uuesti, mida tähendab olla mägironija. Ta alustas tagasihoidlikult, ronides tippudele Kõrgõzstanis nagu Tšantengri ja Pobeda tipp, kuid ei läinud kaua, kuni ta sai tuntuks kui üks tugevamaid kõrgmäestiku ronijaid. 1997 aastal rajas Aleksei Makalu lääneseinale uue marsruudi ja pälvis mägironimise kõrgeima auhinna Biolay d'Ori. Järgmisel aastal ronis ta esimest korda Everesti tippu ning 1999 aastal tõi veel üks auhinnatud tõus Thalai Saagarile talle legendi staatuse mägironimise maailmas. Venemaa Föderatsioon autasustas teda isegi vaprusordeni ja koduteenistuse medaliga tema pühendumuse eest. 2001 aastal sooritas Aleksei esimese tõusu Lotse Mittalile, mis oli tol ajal maailma kõrgeim vallutamata tipp. 2002 aastaks oli Aleksei tagasi Everesti mäel, seekord ilma lisahapnikuta. 2004 aastal tunnustati tema oskusi taas teise maineka auhinnaga pärast tema teed rajava tõusu janu tegelikul põhjaseinal, mida peeti äärmiselt tehniliseks väljakutseks. Aga Aleksei ei olnud kunagi see, kes oleks lihtsalt istunud ja oma trofeesid vaadanud. Pärast hiiglaste nagu K2, Annapurna ja Manaslu vallutamist seadis ta oma pilgu kolmandat korda Everesti poole. Kuid see polnud lihtsalt tavaline tõus. Aleksei eesmärgiks oli koos oma ronimispartneri Denis Arubkoga rajada uus puutumatu marsruut ohtlikul lõuna-edela seinal. Nad plaanivad ronida alpistiilis, minimalistlik ja kõrge riskiga lähenemine, kus ronijad toetuvad ainult sellele, mida nad endaga kaasas kannavad. Ei eelnevalt paigutatud laagreid, ei lisahapniku ega abi kõrgmäestiku kandjatelt. Nad liiguvad kergelt ja kiiresti, kandes kogu vajaliku varustuse ronimiseks seljas. Sea Steel nõuab kiiret otsustamist ja täielikku iseseisvust ning tähendab sageli üht pidevat tõusu tippu. Seda peetakse mägironimise kõige puhtamaks vormiks, sest see jätab kõige väiksema keskkonnamõju, kuid kaasneb palju suurem risk piiratud varude tõttu. Sul on väga vähe ruumi eksimiseks, pole võimalust varusid täiendada ega abi saada mäel. Aleksei teadis riske ja valmistus nende jaoks vastavalt. Ta oli veetnud nädalaid aklimatiseerudes ja iga detaili planeerides. Kui ta oli vaid päeva kaugusel tippu ründamisest, vaatas ta Everesti otsusekindlusega. 15. mail laskudes järsust lõigust vahetult surmava Khumbu liustikulanguse kohal tabas teda katastroof. Tema köis jäi terava kivi taha kinni, kulus pinge all läbi ja katkes, paisates ta ootamatult ligi, 300 meetri kõrgusesse kukkumisse. Vaid mõne sekundiga oli tema ronimine ja elu läbi. Tragöödia, mida keegi ei osanud ette näha. Päästemeeskondadel kulus peaaegu terve päev, et tema keha leida, mille nad tõid tagasi Katmandusse pärast seda, kui Aleksei oli juba maksnud kõrgeimat hinda riskide eest, millest ta ei suutnud loobuda. Khumbu jäämurd ulatub umbes 600 meetri pikkuselt, pakkudes äärmiselt tehnilist ronimist, mis viib sind otse laia liustikorgu, mida tuntakse Lääne Subodemi nime all. See sürreaalne, hingematev maastik tundub nagu astuksid tohutusse kausikujulisse lõputu lumevälja, kus Everest kõrgub sinu kohal. Vaated on vapustavad ja õhkkond on ülimalt vaikne. Pool ime, et seda kutsutakse vaikuse oruks. Võiks arvata, et pärast rasket ronimist läbi Khumbu jäämurru pakub see lumine ja stabiilne väli lõpuks väga vajalikku leevendust. Kuid kuival ja tuulevaiksel päeval võib läänepoolne CWM olla üks Everesti raskemaid väljakutseid. Oma kausikujulise vormiga püüab see org päikesevalguse kinni nagu päikeseahi, muutes selle lämmatavaks kuumuse lõksuks. Kui päike paistab ja tuult ei ole, võivad päevased temperatuurid tõusta kuni umbes 35 kraadini Celsiuse järgi. Juba Khumbu raske tõusu tõttu kurnatuna seisad nüüd silmitsi tõsise dehüdratsiooni ohuga. Ja kui sellele lisandub pidev kõrgushaigus, võib see kuumus sind viimase piirini viia, mõnikord isegi surmavate tagajärgedega.
Läbides läänepoolset C5 VMI, jõuad umbes 19 900 jala kõrgusel asuvasse esimese laagri paika. See koht on oluline aklimatiseerumiseks, kus mägironijad puhkavad, joovad vett ja valmistuvad teekonna järgmise etapi jaoks. Kuigi esimeses laagris ei juhtu nii palju õnnetusi kui mõnes kõrgemal või madalamal asuvas piirkonnas mäel, on lihtne alahinnata ees ootava tõusu raskust ja liikuda liiga kiiresti. Seetõttu soovitatakse mägironijatel tungivalt veeta vähemalt üks täisöö esimeses laagris, et lasta kehal korralikult aklimatiseeruda enne jätkamist. See piirkond asub nii Everesti kui ka selle naabertipu Nuptse laviiniteedel, kust võivad lumelaviinid ulatuda otse baaslaagrini. Soojemad päevad läänepoolsest CWM-is võivad samuti jääd sulatada, põhjustades ebastabiilseid lume- või jääsildasid, mis võivad jalge all kokku variseda. Massiivsed liustikulõhed esimese laagri lähedal võivad samuti ootamatult nihkuda ja avaneda, neelates varustust või veel hullem ronijaid, kes ei pruugi varjatud ohte märgata. Üks suurimaid väljakutseid esimese laagri puhul on selle asukoht. Kui ronija jääb haigeks või vajab kiiret abi, ei ole baaslaagrisse naasmine kiire ega lihtne võimalus, sest tagasi tuleb minna läbi Khumbu jääjoa. Paljud ronijad, kes vajavad taastumist, jäävad esmaseks puhkuseks esimesse laagrisse ja laskuvad ohtlikult baaslaagrisse abiga ainult siis, kui see on hädavajalik. Esimesest laagrist liigud mööda marsruuti läbi läänepoolse CWM-i teise laagrisse, mis asub umbes 21 300 jala kõrgusel. Seda nimetatakse ka edasi jõudnud baaslaagriks, kuna see toimib peamise logistilise keskpunktina enne, kui asud mäe kõige raskemate lõikude kallale. Maastik ei ole siin liiga tehniline, kuid ära kaota valvsust. Siin hakkab mägi oma tõelist palet näitama. Kui lähened teisele laagrile, oled veetnud piisavalt aega üle 18 000 jala kõrgusel, et kopsu- ja ajuturse risk hakkaks tasapisi suurenema. Kõrgmäestiku kopsuturse ehk HAP on eluohtlik seisund, kus vedelik koguneb kopsudesse, takistades hapniku omastamist ning põhjustades tugevat hingeldust, väsimust ja rindkere raskustunnet. Kui mägironijad liiguvad kõrgemale, eriti pärast pikka aega üle 18 000 jala viibimist, võivad HP-sümptomid kiiresti süveneda, jättes ronijad õhku ahmima isegi puhkeolekus. Samamoodi on kõrgmäestiku ajuturse ehk HCE seisund, kus vedelik koguneb aju ümber. See võib viia mõistuse segadusse, põhjustades segadust, peavalu, pearinglust ja tõsist koordinatsioonilangust. Kui sa kiiresti alla ei tule, võib HACE viia tõsiste hallutsinatsioonide, teadvuse kaotuse või veel hullem surmani. Lihtsalt öeldes on üks kõige ilmsemaid märke HACE algusest see, kui su kontakt reaalsusega hakkab kaduma. See juhtus Austraalia mägironija Lincoln Halliga, kellel tekkis kõrgmäestiku ajuturse tipust laskumisel 25. mail 2006. Hämmastaval kõrgusel, 8598 meetri peal, hakkas Lincoln tundma sümptomite hiilivat saabumist ja olukord halvenes kiiresti. Väga kiiresti kaotas ta suunataju ning muutus üha kangekaelsemaks ja segaduses olevaks, toetudes üha rohkem teda ümbritsevatele Sherpa giididele. Kuid nii suurtel kõrgustel oli nende võime teda aidata piiratud ning lõpuks pidid nad eelistama omaenda ohutust, jättes ta mäega üksi silmitsi seisma. Ta kuulutati surnuks ning see südantlõhestav uudis anti edasi tema sõpradele ja perele. Nad olid laastatud ja šokeeritud. Kui nad olid hakanud uudist mõistma ja leinama, said nad kõne. Ameerika mägironija Daniel Lee Mazur, kes juhtis teist ronijate gruppi, leidis ta elusana peaaegu 12 tundi pärast seda, kui ta oli maha jäetud. Selleks ajaks oli ta sügavates hallutsinatsioonides ja veendunud, et ta purjetab paadiga, mitte ei ole mäel lõksus. Ühel hetkel haaras ta isegi ühe päästemeeskonna raadio ja hakkas oma päästmist koordineerima, olles täiesti teadmatuses, et päästeoperatsioon oli tegelikult tema jaoks. Ühes intervjuus jagas Daniel hämmastavaid üksikasju Lincolni ettearvamatust käitumisest päästeoperatsiooni ajal. Need hallutsinatsioonid võivad mägironijaid petta uskuma, et nad on endiselt võimelised tippu jõudma ja ohutult alla tulema, kuigi nende seisund on sellest kaugel. See tähendab, et isegi kui sa tunned end Everesti mäel hästi, ei tähenda see tingimata, et sinuga on kõik korras.
See võib olla lihtsalt sinu aju, mis mängib sinuga trikke, tekitades sinus petliku turvatunde ja lükates sind üha lähemale surmalõksule. Selleks, et sellega toime tulla, soovitavad eksperdid, et mägironijad jälgiksid väga hoolikalt oma tõusukiirust. Kui liigud kiirusega umbes 1–1,5 tundi iga 100 meetri kohta, oled heas seisus. Aga kui oled sellest aeglasem, on see märk, et su kehas on midagi valesti ja sinu võimalused mäele jõuda ning sealt turvaliselt tagasi tulla on oluliselt väiksemad, isegi kui sa veel mingeid ilmseid sümptomeid ei tunne. Siiski, kui tipp on silmapiiril, viskavad ronijad selle olulise nõuande sageli kõrvale. Teekond laagrist teisest laagrist kolmandasse laagrisse on üks ohtlikumaid lõike Everesti mäel. Nende kahe laagri vahel tuleb sul ületada hingematev 1125 meetri kõrgune liustiku jääsein, mida tuntakse Lhotse seina nime all. See järsk takistus on saanud oma nime maailma 4. kõrgeimalt tipult, mis asub otse Everesti kõrval ja kannab nime Lhotse. Nii Everesti kui Lhotse tipu pürgivad alpinistid kasutavad sama marsruuti läbi Khumbu jäämurru ning liiguvad seejärel Western Khumi poole, enne kui asuvad selle jäise seina kallale. Kui jõuate kolmandasse laagrisse, Lhotse seina tippu, pööravad Everesti poole suunduvad alpinistid vasakule lõunakuru poole. Samal ajal kui Lhotse tippu sihivad ronijad, liiguvad otse üles mööda Lhotse seina, järgides eraldi rada Lhotse kuluaari suunas ja lõpuks tippu. Siiski ei ole Lhotse seina sakilise müüri ronimine sugugi lihtne ülesanne. Selle järsk tõus võib ulatuda karmilt 40–50 kraadini. Kohati esineb isegi hirmuäratavaid 80-kraadiseid väljaulatuvaid osi. Kõrgmäestiku sherpad ja juhtivad ronijad paigaldavad selle jäise tõusu peale statsionaarsed köied, kuid sinu enda ülesanne on leida kindel rütm jalgade asetamisel ja tõmmata end üles, kasutades oma tõususeadmeid. See muutub veelgi keerulisemaks kandjatele, kes veavad raskeid koormaid. Üks väike vääratus ja võid end leida kilomeetreid allpool halastamatus lumes veeremas. Sherpad tunnevad neid riske väga hästi ja on täielikult valmis nendega toime tulema. Kuid kui Everest otsustab su maha võtta, ei loe enam, kui kogenud sa oled. 2016. aasta 19. mail juhtis 25-aastane kõrgmäestikukandja Ang Ferba Sherpa 7-liikmelist meeskonda Arun Treks and Expeditionsi eest India sõdurite ekspeditsioonil Lhotse mäe tippu. Ung oli juba 2 korda Everesti tippu roninud, nii et ta tundis asja üsna hästi. Kui nad jõudsid seina alla, ronis Ung kui kõige kogenum üles suurele jääseinale ja hakkas ülejäänud meeskonnale köisi paigaldama. Kui nad sellest üle said, pidid nad pöörduma Lhotse tipu poole, et teha oma tipukatse. Aga kui ta rippus ohtliku ääre kohal ja lõpetas ülesannet, libastus ta ning kukkus peaaegu 2 miili otse alla, maandudes teise laagrisse. Me saame vaid ette kujutada, millise surmaga ta pidi silmitsi seisma. Ta kannatas ilmselt mitmete piinavate luumurdude all ja kes teab, mis veel. Päästemeeskond tõi hiljem tema surnukeha helikopterite abil ära. Kui sa ületad Lhotse seina ja jõuad Everesti 3. laagrisse, oled sa hämmastaval kõrgusel 23 625 jalga, kus sinu ellujäämisvõimalused langevad hirmuäratavalt madalale. Sinu järgmine sihtkoht asub veel 2400 jalga kõrgemal. Kuid sellel kõrgusel langeb hapnikutase vaid 8,7%-ni võrreldes merepinna 21%-ga. See vaenulik piirkond on tuntud kui Everesti surmatsoon, kus inimkeha ei suuda enam karmide tingimustega kohaneda. See sõltub ainult talletatud ja lisahapnikust. Ja kui see otsa saab, lakkab keha kiiresti töötamast. Siin tõuseb kopsu ja ajuedeemi risk kõige kõrgemale tasemele. Isegi lisahapnikuga suudad selles keskkonnas vastu pidada vaid 1 või 2 päeva, seega saab ajast sinu kõige väärtuslikum ressurss. Laager 4 tähistab Everesti kõrgeimat punkti enne, kui alpinistid alustavad oma viimast tõusu tippu. Selle äärmiselt ohtliku marsruudi viimane osa võtab 4. laagrist tippu jõudmiseks aega 9–18 tundi, et läbida 900 meetrit sõltuvalt sellest, kui kiiresti suudad tõusu läbida. Lisaks sellele on ilm karm ja tuuled on halastamatud. Temperatuurid langevad sageli alla -30 kraadi Fahrenheiti järgi ja talvel võib veelgi külmem olla.
Tuuled, mida tuntakse jugavooluna, puhuvad üle tipukiirusega 50–100 miili tunnis, mõnikord tõustes üle 200 miili tunnis, nii et see tundub nagu jäine orkaan. Need tingimused võivad muutuda minutitega, tekitades ootamatut valget pimedust ja muutes nägemise või püstiseismise peaaegu võimatuks. Seetõttu toimub vähemalt 60% kõigist surmajuhtumitest Everesti surmatsoonis. Lisaks äärmuslikele tingimustele on üks peamisi põhjuseid šokeerivalt suurele surmade arvule see, et ronijad lahkuvad sageli 4. laagrist tipu vallutamiseks juba kurnatuse piiril. Paljud neist ei söö korralikult puhkekohtade puudumise tõttu ning kurnav maastik on nad juba läbi väsitanud. Nii et nad pingutavad end piirini juba enne, kui nad viimasele tõusule astuvad. Everesti surmatsoon ulatub 4. laagrist kuni tippu välja. Kui liigud ülespoole, on sinu esimeseks peatuspaigaks rõdu, mis asub 27 700 jala kõrgusel. See väike platvorm pakub livikest puhkust ja hingematvat vaadet lõuna- ja idapoolsetele tippudele, eriti varahommikuses valguses. Kui liigud mööda harja edasi ülespoole, jõuad muljetavaldavate kaljuastmeteni, mis sunnivad sind suunda muutma idapoole ja liikuma vöö kõrguses lumes. 28 700 jala kõrgusel leiad väikese lauasuuruse jää- ja lumeala, mis tähistab lõunatippu. See kuplikujuline lumetipp aetakse sageli segamini Mount Everesti tõelise tipuga, mistõttu kutsutakse seda ka valetipuks. Kui jõuad lõunatippu, oled sa ikka veel umbes 430 jala kaugusel maa kõrgeimast punktist, kuid ees olev maastik muutub veelgi ohtlikumaks. Lõunatipust liigud edasi terava servaga Kagu-harjale, mida tuntakse nime all karniisi ületus. Siin peituvad ebakorrapärased kivid lume all, luues üheks kogu ronimise kõige paljastatumaks lõiguks. Vaale samm vasakule võib sind paisata. 2400 meetrit alla Edela-nõlvale, samas kui libastumine paremale viiks sind 3000 meetrit alla Gangshengi nõlvale. Seda tuntakse ka kui keelatud külge, kuna seal ronib kõige vähem inimesi äärmiselt raske maastiku tõttu. Selle hirmuäratava ületuse lõpus seisad silmitsi hirmutava väljaulatuva osaga, kus kunagi kõrgus Hilari aste. See kurikuulus kaljuseen oli 12 meetrit kõrge, kuid 2015 aasta Nepaali maavärin andis sellele ränga hoobi, jättes selle tugevalt kahjustatuks. Ideaalsete ronimistingimustes võtab lõunatipust Hilari astmeni jõudmine umbes 2–3 tundi ning veel 20 minutit, et jõuda Mount Everesti tippu. Kujuta nüüd ette, et seisad 8848 meetri kõrgusel, maa kõrgeimal tipul, kogu maailm sinu all laotumas. Sa oled kulutanud siia jõudmiseks üle 2 kuu, lugematuid kurnavaid päevi, talunud luudeni tungivat külma, reetlikku ja ettearvamatut maastikku, kulutanud tuhandeid ja tuhandeid dollareid ning kõige selle juures on sind saatnud pidev surmahirm. Aga praegu ei loe neist ükski. Sa oled lõpuks kohale jõudnud ja see tundub olevat väärt iga tilga higi ja pingutust. Just nii pidi 42-aastane Šveitsi mägironija Abdulwahid Waraich end tundma 12. mail 2021. Aga siis tabas teda reaalsus. Ta ei saanud sellel tipul, mille nimel ta nii palju vaeva nägi, kauem kui pool tundi püsida. Lisaks äärmuslikele tingimustele ja kõrgushaiguse hirmule oli ta sellel kõrgusel haavatav ka lume peegeldatud UV-kiirte suhtes, mis võisid igal hetkel põhjustada lumepimedust. Ja nägemise kaotamine. 29 000 jala kõrgusel merepinnast tähendab lihtsalt surmaotsust. Asja tegi hullemaks see, et karm teekond oli alles poole peal. Everesti laskumine oli isegi surmavam kui ülesronimine. Abdulwahidi hapnikuballoonid olid tõenäoliselt otsakorral, sundides teda nii kiiresti kui võimalik alla tormama. Kogu tahtejõuga, mille Abdulwahid oli siia jõudmiseks kokku võtnud, pidi ta alustama laskumist maailma tipust. Kuigi Abdulwahidil polnud tõusul probleeme, hakkasid kurnavad märgid laskumisel oma mõju avaldama. Kui Abdulwahid jõudis lõunatipu lähedale, tabasid teda laastav väsimus ja kustumatu hapnikunälg. Just siis andsid tema grupikaaslased raadioside kaudu korraldajate laagrisse teada, et Abdulwahidi seisund halveneb. Korraldusmeeskond reageeris kiiresti, saates teele 2 Sherpat lisahapniku ja toiduga.
Kuid selleks ajaks, kui mõlemad Sherpad Abdul Wahidi juurde jõudsid, oli ta juba ägeda mägihaiguse tõttu teadvust kaotamas. Vaatamata nende meeleheitlikele katsetele teda elustada, nõudis surmatsooni karm reaalsus endale veel ühe ohvri. Päästemeeskonnad ootasid paar päeva, kuni ilm selgines, enne kui nad üritasid tema keha ära tuua. Kokku 10 kogenud Sherpat liikusid surmatsooni ja tõid tema keha edukalt 20 päeva pärast alla teise laagrisse, kust see viidi helikopteriga tagasi Katmandusse. See oli mäel kõrgeim punkt, kust Sherpad suutsid edukalt surnukeha alla tuua. Lõpuks läks ta Everestile ajalukku, kuid mitte päris nii, nagu ta oli unistanud. Abduli viimased hetked on karm meeldetuletus, et isegi kui sa vallutad Everesti, võib see surmav mägi sind ootamatult üle kavaldada. Meie jaoks on tõeline küsimus see, kas maailma katusele jõudmise au kaalub tõesti üles varitseva ohu, mis on vaid ühe sammu kaugusel allapoole. Jaga oma mõtteid kommentaarides. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmises videos. Ole julge ja ela vapralt.